Jeesus räägib tulevatest hädadest. Kui Jeesus istus Õlimäel, astusid õpilased ta juurde ja küsisid: Ütle meile, millised sündmused eelnevad sinu tagasitulekule ja maailma ajastu lõpule? Millal see kõik aset leiab? Jeesus vastas: Vaadake, et keegi teid ei petaks. Paljud tulevad minu nimel ja ütlevad: Mina olen Kristus. Ärge minge nende järel. Kui te kuulete sõdadest ja mässudest, siis ärge kohkuge. Need kõik peavad tulema, aga lõpp ei ole veel käes. Maailma rahvad ja riigid tõusevad üksteise vastu üles. Paljudes kohtades on näljahäda ja maavärisemisi ning õhus sünnib kohutavaid asju. Kuid enne seda kõike tuleb raske tagakiusu aeg ning teid pekstakse ja seatakse kohtu ette minu nime pärast. Ärge aga enneaegu muretsege, mida enda kaitseks ütelda, sest mina annan teile tarkuse, mille vastu ei saa ükski teie vastastest. Ka teie vanemad, vennad, sugulased ja sõbrad annavad teid ära ja mõned teist surmatakse. Ja teid vihatakse kõigi poolt minu nime pärast. Tol ajal tõuseb ka palju valekristusi ja valeprohveteid, kes teevad igasugu imesid, püüdes eksitada ka Jumala lapsi. Teie aga olge valvel. Seda kuningriigi evangeeliumit peab kuulutatama kogu maailmas kõigile rahvale ja peale seda tuleb ots. Teie aga ärge koormake oma südameid igasugu maisete muredega, et see päev ei tuleks teie peale äkitselt nagu linnupüüdja pael. Olge valmis, sest ma tulen tunnil, mil te ei arva. Valvake ja paluge igal ajal, et võiksite põgeneda kõige tuleva eest ja seisma jääda inimese poja, see on minu ees. Piiblist võime sellest lugeda Mattiuse evangeeliumi 24. peatükist, Markuse evangeeliumi 13. peatükist ja Luuka evangeeliumi 21. peatükist.